Tervist! Täitsa mitu nädalat ei ole teinud õppematerjali ühestki Andero Pebre tekstist. Dubais resideeriv Eesti ettevõtja, endine jalgpallur on selles mõttes minu hingesugulane, mida kõrgema lennukaare tema võtab, seda kindlamalt rünnatakse. Kesktormajad, koolikiusajad tulevad peale, helistavad kuhu vaja, kutsuvad keda tarvis. Õnneks on mul selja taga koolitus Perveep Vision Lakiani Mindvalley'ga, kuidas turvata ennast sedalaadi sisse tungide koolikiusamise vastu. Vision juhib tähelepanu sellele, et nii avaliku elu tegelasena kui õpetajana, nii lapsevanemana kui influencerina on alati mõistlik kasutada viiteid, allikaid, autoriteete ja hoiduda oma arvamuse avaldamisest. Alati saab avaldada seesuguseid tekste, mida on mõistlik rahvaga jagada, ilma et mõni kallis kolleeg, ekskolleeg, wannabe lahkumiskingituseks üritab sind uputada nupusarran. Andero Pebre tänase teksti nimi on Fookus. Meie fookus on igal hetkel tähtis. Ka praegu, samal ajal kui ma fokuseerun Andero tekstile, kuulen ma koera norskamist, vasaku silmaga piilun, mis maailmas toimub, kuidas Ülle Madise õigustab pisikest probleemi seoses Eesti Epsteinide listis aktiivne olemisega. Aga fookus suuremas mõttes peaks meid viima iseendast kaugemale. Alati on mõni kärbsepaber, mis sikutab meie fookust liiga alla lähedale olnud mustritesse. Andero Pebre ütleb sedasi: sa pead olema ebarealistlike eesmärkidega, võib-olla isegi kohati kaotama reaalsustaju selleks, et midagi väga suurt saavutada. Sa pead kaotama kas või paar korda päevas või minutis aukartuse suurte numbrite ees. Kõik on võimalik, see kõik võib olla sinu ja ongi, kui fookus on väraval igas mõttes. Inglise keeles öeldakse, ei ole üldse seda kriipsu siin vaja, tõmbame maha, delusional person, siia ma teen alla lainelise joonekese, mis tähistab kursiivi. Ehk siis eestikeelse teksti sees ingliskeelne väljend küsib kursiivi, lükkame võõra keele külili ülbelt. Delusional person, mingi hetk on nüüd see värk, mis mind ajab sügelema, kasutame palun käände lõppu. Ajamääruse puhul härra Pebre, ütleme mingil hetkel, ai on hea. Mingil hetkel ma arvasin, et see on halb,
kuid tegelikult tundub, et isegi muud varianti väga polegi. Ja me tõmbame maha sõna isegi. Siin on 11 duubeldavad väljendid. Isegi polegi gi, isegi ära ja saame väga hea lause. Muud varianti väga polegi, sest kui sa jääd realistlikesse piiridesse ja raamidesse ja suu, kasutame pikka vormi, kelle alateadvus, sinu alateadvus teab, mis on reaalne ja mis pole, siis sa ei saa kunagi olla milleski number 1. Lühendi järel ei ole punkti ja number on väikese tähega. Number 1 või the only one. Lükkame külili cursive'i ja ei ole üldse vaja siia jutumärke the only one. Külili töötab. Või üks võitja teiste võitjate seas. Nii, esimese kolmandiku tegin üsna punaseks, kusjuures ei ole üldse probleemne tekst, on tänuväärne nii sisult kui vormilt. Sest ei ole hea lause algus, sest maha, see suure algustähega, see saavutus vajab lati tõstmist sinna, kus see pole enne olnud. Ja see latt ei tõuse kunagi inimese poolt, kes mõtleb realistlikult. Tead. Küsimus ei ole võitlemises. Asendame sõna või sõnaga ega. See on kombinatsioon sõnadest ei ka ja hirmus hea on seda kasutada ehituse puhul. Võitlemises ega konkureerimises. Küsimus on, et mida, et keda, et maha. Küsimus on, mida oled nõus tegema oma unistuste elluviimiseks. Ja tegema seda edasi ka siis, ajaline, kui selle ette koma käib. Ka siis, kui tahaksid juba ammu alla anda. Tegema seda kirega nii, et sa ei lase korduvatel ebaõnnestumistel ennast rivist välja lüüa. Taandrida. Mõte muutub. Lauseid ühte lõiku üle 3 ei istuta. Teeme väikese trepikese. Mäletad küll. Substi. See. Korras. Dan ja kun uude lõiku. Normaliseeri enda jaoks ebareaalsus. Inimesed, kes seda teevad ja kes midagi saavutavad. Ja miks? Antero kirjutas lause sisse kiilu, tegi põimlause ja selle tagumise jahti me peame kõigis oma tekstides. Ma ka aeg-ajalt avastan teksti üle lugedes oma tagumist paluks. Pealause on inimesed ei mõjuta sellega ainult ennast. Ja seal vahel oli siis kes jada. Siit see tagumine koma tuli. Küll on nüüd mees teinud pika lause. Vaatame üle. Inimesed, kes seda teevad ja kes midagi saavutavad, ei mõjuta sellega ainult ennast, vaid ka ümbritsevaid inimesi, kes saavad juurde uue motivatsiooni, uue inspiratsiooni, uue hingamise
et samuti. Ka on siin natuke liiga kipakas, lühike, sihuke samuti proovida. Ja võib-olla mõni proovib nii, et ületab sinu delusional kursiiv ehk siis nihkes reaalsusega saavutuse veel omakorda enda delusional kursiiv saavutusega. On ikka lause 4 rida pikk, aga hakkida ei ole siin miskit, nii jääbki. Sul pole tegelikult õrna aimugi, milleks sa oled võimeline, sest keegi pole sulle lihtsalt kunagi seda öelnud. Ja me paneme siia vahele sõna mitte keegi. Eesti keele moodi nobody on mitte keegi. Pole sulle lihtsalt kunagi seda öelnud, et sa oled võimeline muutma oma elu peaaegu kohe. Koheselt siu minutu bürokraatlik, russitsistlik, whatever ei ole maitsev. Kohe. Done. Kooskuud on see aeg, tingimuslik, kui selle ette koma käib, saab täielikult muuta oma elu tänaste otsuste tegemise läbi. 6 kuuga saab muuta ära kogu ajukeemia, uskumused, närvisüsteemi ja piirangud. Venceremos. Härra Pebre julgustab. Ei ole 6 aastat, 6 kuud. Full fookus, full on väikesed tähega. Olgu siis full fookus kursiivis. Armastavad uue ajastu eestlased öelda hästi sageli seda full värki. Meil on nii paljud asjad full. Ei ole 6 aastat, 6 kuud, full fookus. Aga see ei muutu enne, kui sa pole võtnud vastu otsust. Nii hea. Mis siis me nüüd teeme? Esiteks, me tegime ära toimetamise värgi ja teiseks kirjutan siia inimeste jaoks, kes tulevad 10 päeva pärast kooli juba ma tahan sinna minna. Ja ma kirjutan siia, mismoodi mõistad ja kasutad fookuse suunamise võluvõtit. Sina küsimärk. Nee, see on sulle. Sina kirjutad oma teksti. Nüüd ole väga hoitud ja tõusmises.